Mahits hommik, Piret Laos, Indrek Vahe siin ja meil on täna ka külaline Kristel Aaslaid, tere! Tere hommikust! Ja räägime kampaaniast Suurim julgus, mis on siis küberkiusamise vastane teavituskampaania ja mitte ainult teavitus, vaid tegelikult võiks asuda ka esimestele sammudele juba, kui esimesed märgid on. Kuidas sinul on küberkiusamisega? Kas oled kogenud või oled äkki ise ka kiusanud kedagi? Ei ole ise vähemalt, et ma mäletaks. Võib-olla ma olen nii halb inimene, et ma kiusan ja siis nagu blokeerin selle ära, et nagu hea ja kurja võitlus on minu sõneses, aga ise endale ei tule meelde, et oleks kedagi kiusanud, see pole kuidagi minu teema. Ja aga eks sellega tuntusega ikka on olnud neid, kes arvavad natukene rohkem ja arvavad, et kohe nii palju, et ma kindlasti pean kirjutama, milline labidaga näkku saanud idioot ja rõveid ma olen. Kuidas sa oled siis toime tulnud nende kiusamistega? Algus on olnud kindlasti raskem, ma kujutan ette, ja täna sa juba oskad filtreerida, jah? Oskan ikka, jah. Et ma mõtlesin, et kõige parem on sellele lihtsalt vastata viisakalt aitäh. Sest arvamus, olgu milline tahes, see on tema arvamus ja kui see on nii tähtis arvamus, et ta pidi mulle seda eraldi kirjutama, siis järelikult tal oli see ikka väga südamel ja ma üritan, ma ei tea, kui palju ma seda kriitikat saan arvesse võtta, et ma näen rõve välja. Ta vist ei saa päris kriitikaks nimetada tõesti. Tema arvust oli see, sest me lõpuks, see üks konkreetne näide, ma astusin temaga vestlusesse, kus ma siis nagu üritasin aru saada, et miks nüüd kohe niimoodi. Siis ta ütles, et üks nendest lauses, et sa oled avaliku elu tegelane, sa pead sellise kriitikaga juba ammu harjunud olema. Järelikult, ühesõnaga, ka teie võiksite juba harjunud olla sellega, et põhimõtteliselt nüüd on nii ei sobi. Ja, aga nagu inimesed palju unustavad ära selle, et hoolimata sellest meil on sõnavabadus, kõigil on õigus midagi arvata, ka avalik elu tegelaste kohta tähendab ka see seda, et sa pead oma sõnadest ikkagi ka vastust andma ja ka kriitika võib sulle endale vastavast jõustruktuurist tagasi tulla. Absoluutselt, aga ma siiamaani ma üritasin temaga lihtsalt nagu viisakalt rääkida ja lihtsalt aru saada, et miks ta niimoodi käitub. Ja ega ma kas viisakus teda kuidagi häiris, kas tegi teda natuke relvituks? Veidi küll, sest ta muutus nagu, kui algus oli agressiivne, siis see lõpuks nagu oli selline, et ma ju lihtsalt ka ju võin ju öelda, mis ma tahan või Absoluutselt, me jõuamegi selleni välja, et inimesed ei mõtle, et nad lihtsalt võivadki midagi kirjutada, mõtlemata sellele tagajärjele. See tihti ongi, kui on kiusaja, kui on keegi, kes ütleb halvasti, siis kõige õigem asi vastata, kui ta ütleb, et sa oled rõve, ja ma tean, mis on siis. Ja see võtab talt kõik ära, siis vot, ta ei oska mitte midagi, ta ju tahab näha seda, et nutta. Jah, et saada sellest emotsioonist siis endale energiat juurde, eks ole, aga kui sa ütled talt, ja siis ei olegi midagi. Meil on täna külas Kristel Aaslaid, me räägime kampaaniast Suurim julgus, kuulame vahepeal muusikat ja siis juba juttu edasi. People talk about you. Twitter, Facebook, Instagram, Twitter. My hits. Hey, get out of here, man! Mahits hommik, Indrek Vahe ja Piret Laos on stuudios, meil on külas ka Kristel Aaslaid, tere hommikust. Tere. Räägime kampaaniast Suurim julgus, Kristel on selle kampaania üks kampaanianegusid ja eelmises jutuajamises juba natuke rääkisime ka sellest, et sa oled ise omal nahal ka küberkiusamist siis tundnud. Ütle need inimesed, kes praegu kuulavad ja võib-olla on ka sellised kiusatu rollis, mõtlevad kindlasti, et näe, Kristel on hästi tugev ja ei võta neid asju kuidagi ja on, ma ei tea, palju tugevam kui mina. Nii, kas sa nüüd neile oskad midagi soovituseks öelda, kuidas olla, kuidas eluga edasi minna, kuidas selline tugev olla? Ma arvan, et küberkiusamise üks põhiasju, mis mulle endale tundub, et miks ta on selline, et veidi nagu kurjem mingis mõttes, aga samas ka veidi lihtsam ignoreerida. Muidugi saad öelda, et pane arvuti kinni ja ära vaata sinna. Ära loe kommentaare. Jah, aga tegelikult on see, et mida see ütleb nende anonüümsete kommenteerijate kohta ja nende ongi, kes oma kiusamise on viinud kübermaailma, see näitab nende argust ja nende jõuetust päriselus midagi nagu päriselt
öelda või päriselt teha ja see ei ole nüüd umbes väljakutse, et kui julged umbes siin öelda, siis ütle päriselus ka, vaid see on seal kübermaailmas me tunneme ennast palju suuremana ja palju võimsamana millegipärast ja see anonüümsus, mis meile on antud, see tähendab, et me võime lihtsalt sülitada igale poole, kõige peale, vahet ei ole mis, kus, kuidas, kellele, see tohutu võim, aga samas on see, et tuleb endale meeldida, et okei, et jah, ilmselgelt see uudishimu, sellest tuleb üle kasvada lihtsalt. Aga tegelikult on see võimalus, et pane kinni see aken, kus sulle seda viha tuleb. Võta lahti teine aken, kus on kiisud ja kutsud ja teevad sul tuju heaks ja see küberkiusamine, ta on nii jõhker tegelikult, sest seal öeldakse nii valusaid asju ja tõesti mõtlemata. Sellepärast, et kui sa seal ütled, sa ei näe seda reaktsiooni. See ongi sellepärast nii jõhkraks läinud, sest et kui ma näiteks päriselus ütlen, et sa oled nii kole, siis ma näen su reaktsiooni, sellepärast päriselus ei öeldagi, sest et sa pead selle reaktsiooniga kohe tegelema. Ja kui sa ei ole üdini halb inimene, siis sa ei taha sellega tegeleda. Aga see on andnud võimalus, et ma lihtsalt pillun seda kräppi igale poole. Võib-olla endal oli paha päev, eks midagi läks, just kukkus vaas puruks tükkideks ja siis sa ütled kellelegi, et näed, see on selline või see on selline. Just. Ja siis tundub, et nüüd oled ise parem inimene, eks? Ja, sest et sa ei näe, kuidas see inimene reageerib sellele, sa ei pea tegelema sellega. Et see ongi nagu selle ära võtnud, mis tekitab jälle selle tundetuse selle kõige vastu. Aga üks, mis mulle tundub, vähemalt on küll selline asi, et sellist asja ei tohiks nagu enda sees hoida mingil juhul, eks ju, et tuleks ükskõik kellele rääkida. No mitte ükskõik kellele, eks ju, õpetajale rääkida, vanematele rääkida, mõne heale sõbrale või kui muud üle ei jää, siis on alati olemas meil ju ka veebipolitseinikud, kelle poole võib pöörduda, kui see asi on veel eriti karmiks läinud. Noorte puhul just eriti, et ilmselgelt on see kiusamine selline asi, kuna meie enesepilt ei ole veel täielikult välja kujunenud, siis ja see on eriti selline õrniga, kus kõikide teiste arvamus on nii palju olulisem kui su enda arvamus, sest sa ei oska endast midagi arvata. Ja tihtipeale see enesearvamus ongi, et ma olengi halb, nõme, mis kole, kõik asjad, et nagu miks mina üldse siin pean olema. Aga sellised asjad kohe, kui kiusatakse, siis tihtipeale ei räägita sellepärast, et ähvardatakse, kui sa kellegile räägid, siis see ja tee. Tegelikult tuleb rääkida, et ükskõik kuidas, kõik tuleb ette näidata, näe, selline asi toimub. Sest sa ei saa seda endas hoida, sest et see läheb aina hullemaks ja kui sa seda enda sees niimoodi tsentrifuugiga lased niimoodi kogu aeg ringi ja ringi, siis see hakkab niimoodi mürgitama sind seest, et sa ei saagi sellest tsüklist enam välja. Sa nagu, see mingis mõttes see negatiivne tunne ja see sellest sõltuvusse ja sa jäädki sellest ei saa sellest ringist välja või rattast välja. Just, et see negatiivne tunne ja negatiivne pilt endast ja kogu maailmast, see on kõige lihtsam asi, millesse tegelikult kukkuda. Et see positiivne, see tegelikult on kõik hästi, seda on raske saavutada ja see on keeruline, aga võimalik ja kui see on käes, siis see on nii palju lihtsam. Et seda tuleb teha. Küsige abiga muidugi. Aitäh, Kristel, tulemast ja natuke rääkimast. Suurimjulgus.ee on lehekülg, mida me väga rangelt soovitame külastada. Viige ennast kurssi ja jälgige, kuidas inimesed teie ümber elavad ja käituvad. Aitäh, Kristel. Aitäh teile. I woke up this morning. Wake up Estonia. This is my morning. Wake up. On My Hits.